Tere tulemast tagasi minu kanalile ja täna tuleb siis meil tegemisele üks tier list. Seda videot teen ma koos oma emaga. Nagu ma olen aru saanud, siis teile väga meeldivad videod minu emaga. Nagu pealkirjast juba näha, siis me teeme tier listi ja me mõtleme selle peale, et kui väga me tahaksime nende Eesti kuulsustega ühele üksikule saarele jääda. Ma olen kokku kogunud 15 Eesti kuulsust, neid võiks muidugi veel panna siia juurde, aga ma mõtlesin, et 15 on piisavalt. Ja meil on siis 5 kategooriat. Alustame siis altpoolt. Esimene kategooria on see, et me oleme vabatahtlikud. Ehk siis kui on võimalik üksikule saarele sattuda, siis me teeme seda vabatahtlikult, kui me saame seda teha selle inimesega. Siis järgmise tahad äkki ise öelda? Võib-olla. Mida see siis tähendada võiks? No, et kas ma ikkagi sobin või ma kaalun, et võib-olla ma ikkagi saan selle inimesega seal üksikul saarel hakkama. Kas saan või tahan, on ju? Tahan, saan või tahan, jah. Et see on siis paremuse järjekorras järgmine. Siis meil on üks selline keskmine asi, mis on siis, et igav hakkab. Ma arvan, et see on selline kategooria, mis ei vaja seletust. Ja järgmiseks on siis see, et me läheksime ilmselt saagiks. See tähendab siis seda, et selle inimesega üksikul saarel olles me ei tunneks ennast turvaliselt ja ilmselt me satuksime lihatükkidena tema lõkkepõltsime. Ja viimane, mis on siis kõige hullem, on siis see, et raha eest ka mitte. See tähendab seda, et selle inimesega ma ei läheks sinna üksikule saarele raha eest ka mitte. Niisiis, sellised on need 5 kategooriat. Ise me need ilmselgelt välja mõtlesime ja ütleme ka kohe ära, et see video on meelelahutuslikel eesmärkidel ja me tegelikult ilmselgelt ei arva seda, et me läheksime kellelegi neist saagiks või et me ei tahaks nendega raha eest minna. Aga kui panna juba 5 kategooriat sinna valmis, siis nii tuleb teha. Ja samuti on ka see, et me võime siin küll arutada, et tõesti, et me raha eest ei tahaks selle kuulsusega minna, aga kõik need inimesed siin nimekirjas on tegelikult omamoodi lahedad. Aga jah, mäng on mäng. Niisiis, esimene inimene on Ines. Ja on sul juba esimesi mõtteid? Ja Ines on nimekaunis inimene, mulle väga meeldib, mulle meeldivad ta laulud, mulle meeldib ta inimesena, tähendab igate moodi on ta ilus ja õrn, aga ma kardan, et minul hakkab temaga iga. Arvad või? Mina arvan küll, jah. Aga kui ta sulle lõkke ääres laulma hakkab? Ikkagi, ma arvan. Ta ei ole see tüpaaž, kes on minu jaoks äge, lõbus ja niisugune, kelle ma tahaksin nagu päriselt ka, et oleks ikka chill ka. Okei. No me ei pea selles mõttes sinuga ühele arvamusele jõudma. Mingi hetk juhtub niimoodi, et võib-olla sina paneksid skaala lõppu ja mina algusesse, siis me peame leidma selle kuldse kesktee. Ehk siis kui sina ütled, et sul hakkaks temaga igav, siis mina ilmselt ütleksin võib-olla. Nüüd siis on meil võimalik valida, kas igav hakkab või võib-olla. Ütleme niimoodi, et võib-olla on isegi täiesti okei, sellepärast, et me tunneme teda ilusana ekraanilt, on ju. Ühesõnaga, sina arvad siis seda, et Ines võiks ikkagi minna võib-olla ja ilmselt keegi teine inimene tuleb selle võib-olla esiritta, et siis Ines on rohkem sinna võib-olla tahapoole. No igatahes meie paneme siis Inese võib-ollasse. Järgmiseks on siis Anu Saagim. Minu meelest jumalast äge inimene ja ma arvan, et ma läheksin temaga lausa vabatahtlikuna sinna saarele, sellepärast, et igav temaga igatahes ei hakkaks. Ja kui tema on niisugune, võib ju arvata, et ma võiksin talle saagiks osutuda, aga siis ütlen nii palju, et mina olen ikka väga kõva ja hambaid võib minu vastu ka katki murda, nii et aga mul oleks temaga kindlasti huvitav. Okei. Mina teisest küljest tahan sulle öelda ühe arvamuse. Kohe, kui ma mõtlesin Anu Saagimile, ma mõtlesin seda, et ma läheksin ilmselt talle saagiks. Miks nii? Oletame, et me oleme üksikul saarel ja meil läheb sõjaolukorraks, meie 3 vahel. Meie ilmselgelt üksteisele saagiks ei oleks, on ju. Aga Anu on ju ikkagi nagu tiiger, nagu ta ennast presenteerib. Ehk siis mul on tunne, et me läheksime talle saagiks. Muidugi ma läheksin sinna temaga seal võib-olla ja niimoodi. Vabatahtlikult ilmselt saaks ka juttu ajada päris lahe. Aga siiski miski ütleb mulle, et me läheksime eelkõige talle saagiks.
nagu Anu Saagim, Anu Saagiks. Tähendab, meie saagiks Anu Saagimile. No, kas see ei kõla mitte loogiliselt? Kõlab küll. Vaata, sa oled nüüd kindlalt, et oleme vabatahtlikud, jah? No, ma läheksin temaga vabatahtlikult, aga... Nii, minul läheksime ilmselt saagiks. Niisiis, kuldne kesktee on siis, kas igav hakkab? No tema või igav küll ei hakka. Ei, kindlasti mitte. Võib-olla. No jälle tuleb siis võib-olla panna. Ja kas ta läheb enne Inest võib-ollasse või ta läheb peale Inest? Kui enne on see, et ta on eelistatud, siis paneme ette. Okei, Ines ette siis. Sorry, Ines. Niisiis, järgmine on Amanda Hermine Künnapas. Tuntud kui Lumilee ja tuntud kui 3. koha võitja. Su nägu kõlab tuttavalt saates, eks ju? Oli 3. koht. Oli. Mina tahaksin kohe sõna võtta. Niisiis, ilmselt vabatahtlik ma ei oleks. Temaga on kindlasti põnev rääkida, aga kui ma vaatan teisi inimesi siin nimekirjas, siis ma eelistan teatud inimesi palju rohkem. Samuti ka võib-olla, teate jaa, ta on kindlasti nagu väga tark ja väga andekas, on ju. Läheksime ilmselt saagiks, arvestades, kuidas ta on suutnud vahepeal väga huvitavat imidžit luua telele, siis kas sa ei arva siis, et ta võib meile vabalt 1-0 teha? Ta tundub väga selline änksa. Aga mina ütlen niimoodi, et no ei tee ta meile ära. Ei tee. Ta võib ju olla väga niisugune vahva, äge ja ta ongi seda, aga... Kas sa tahad öelda, et meil hakkab tema igav? Ma arvan, et isegi võib hakata igav. Okei. Võib hakata igav. Ei, no ma olen sellega rohkem nõus kui sellega, et oleksin vabatahtlik või... Ei. Ma arvan, et temaga võib isegi igav hakata. Okei, aga paneme sigavasse, jah? Tavai, noh. Me saame pärast neid veel ümber tõsta, kui me lõppkokkuvõttes otsustame midagi teistmoodi. Niisiis, järgmiseks on Kristjan Jõekalda. Kas me teame, oota, me ütleme 3 peal, kuhu ta läheb. Nii. 1, 2, 3. Vabatahtlik. Jah. Ma arvan, et see on otsustatud väga ära. Absoluutselt. Temaga ei hakka igav. Ei ole mingit võib-ollat. Me oleme vabatahtlikud. Ma arvan, et selle järgmisega on ka taoline asi, et me teame 3 peale öelda, kuhu ta läheb, aga enne ma ütlen, kes see on. Järgmiseks on siis Brigitte Susanne Hunt, ehk siis Brigitte Susanne Hunt. Kes teab seda nalja, see teab. Aga mis sa arvad, kuhu seda paned? Minul on küll kohe nagu visioon paigas. Sinul on, aga mulle ta on alati meeldinud ja mul on... Kes ütles, et ta mulle ei meeldi? Lihtsalt arvestades, et ta on ka selline nagu... Noh, jah, miski. Siin on asi jällegi ilmselge, ütleme jälle 3 peal. 1, 2, 3. Saagiks. Ja väga lihtsal põhjusel. Kui on elu ja surma küsimus, siis tema ilmselt kraabib meil silmad peast välja ja õigesti teeb ka. Niisiis järgmiseks on ikkagi palavalt armastatud isik, minu poolt kindlasti, sinu poolt samuti, Andrei Zevakin. Siin ma nagu täpselt ei tea, kuhu minna. Selles mõttes, et kas ta Kristjan Jõekaldaga samal tasemel on, no mitte päris, Kristjan on võib-olla siuke pullim vend veel, aga no, ma ei tea, võib-olla äkki või? Saagiks me ei läheks, ma usun, et ta on ikkagi gentleman, ta meile nagu 1-0 ei tee, on ju? Vaata, nagu sa ise ütlesid, kui on elu ja surma küsimus. No see oli Brigitte puhul, vaata. Jaa, aga... Andrei puhul me sellest ei räägi. Andrei on väga sümpaatne. Mulle isiklikult väga meeldib, sulle ka, eks ju. Ma just ütlesin seda. Ma võiksin vabatahtlikult seal üksikul saarel Andreiga olla. Et kindlasti on väga huvitav. Ja ta laulaks sulle näiteks, et see ma ei tea sind ja mis laulud tal on Tšela ja mis laulud tal veel on see räägi, mis nüüd saab. Ta küsiks su käest mitu korda, et mis nüüd saab. Ja mina ei oskaks talle vastata. No igatahes, kas me paneme siis hoopis niimoodi, et näiteks Andrei läheb peale Kristjanit, oleme vabatahtlikud. Või ta läheb võib-olla esimesse, enne Anu Saagimit. Kumba sa eelistad? Paneme siis enne Anu Saagimit. Et võib-olla, jah? Jaa.
et nii, me ikkagi ta nii ei kiida, on ju. Ta ikka, praegu on favoriit kindlalt Kristjan ja ma ei tea, kas ma sinna üldse kedagi tahaksin. Okei. No paneme siis võib-olla ette. Sa tegid Anule praegu ära, kui sa peaksid seda videot vaatama, mis on väga ebatõenäoline, aga ikkagi oleks tore. Nii. Järgmiseks on siis meie kullakallis Kaja Kallas. Oskad sa midagi juba öelda? Ma ütlen ausalt, et kuna mul on teatud seisukohad elu suhtes, siis mina arvan, et ma ei tahaks temaga antud hetkel ka raha eest mitte sinna üksikule saarele sattuda. Ja see ei ole üldsegi nagu solvav, aga lihtsalt ma arvan, et minul hakkaks nii igav. Ma olen nii apoliitiline, et no hakkaks igav ja no miks ma siis raha eest ka ei tahaks minna. Aha, et sa tõid praegu välja selle, et sul hakkaks temaga igav, aga et ta sinna kategooriasse, et igav hakkab ei läheks, et läheks pigem sinna raha eest. Jah, ma ei läheks. Antud hetkel kindlasti mitte. Ei tea küll, miks. No. Sellepärast, et hakkaks igav. Jah. Teate, inimesed, siinkohal ma võib-olla nõustun. Ole mitte sinna raha eest ka mitte. Jah, keegi peab sinna ka ju sattuma. Ja see on puhtalt sellele eesmärgil, et lihtsalt keegi peab ka sinna kategooriasse sattuma. Mitte mingit muud põhjust selle taga. Ja, täpselt nii. Niisiis, järgmiseks on Mihkel Raud. Raua Mihkel. Rauaga Mihkel Rauaga. Mulle on ta nii sümpaatne oma okkaliste selliste kommentaaride. Ehk siis sa arvad, et sa tahaksid temaga võib-olla minna sinna? Või mis sa nagu tahad öelda sellega? Tead, ma arvan, et selle inimesega ma isegi oleksin võib-olla vabatahtlikult läinud sinna saarele, sellepärast, et jällegi minu jaoks on ta kategoorias huvitav, äge inimene, kellel on oma arvamus, kes julgeb seda arvamust välja öelda. Pluss me jääksime kindlasti ellu, sest tal on nii mõndagi varnast võtta ja selles mõttes, et tekiks nagu väga äge nagu sõjaolukorra nagu kaitseolukord, et ta meid ilmselt maha ei notiks ja aitaks meid. Jääks ise ellu ja jääksime meie ka temaga ellu. Ma millegipärast arvan, no on ta. No teate, arvestades tema suvärki, siis ma ilmselt ütleksin, et läheks saagiks, aga oleme realistlikumad, pigem siis hüppame vabatahtlikult sinna saarele koos temaga ja. No võib-olla ma paneks sinna võib-ollasse, aga ilmselgelt siis Andrei ette. Jaa. Võt, ta on äge. Andrei ette või? No pane siis Andrei ja siis Anu vahele. Okei, jah, ma olen rohkem nõus. Ma pigem oleksin Mihkel Rauaga üksikul saarel kui Anuga ilmselt. Sest ma kardaks Anu puhul seda, et ma lähen saagiks. Nii. Okei, meil on praegu väga suur ülekaal võib-ollas ja siis mõnes on, tore on, et igas ühes on midagi. Järgmiseks on siis meie glamuurne ja bravuurne ja mis sõnad nüüd seal veel on olemas. Mina olen teda igatahes väga pikalt armastanud ja väga palju oma TikTok'e temaga teinud, tema väljaütlemistega TikTok'e teinud. Mulle väga meeldivad need on tõesti naljakad, need on killud ja järgmine on siis Marko Tasane. Marko. Tähendab, mina niimoodi ülivõrdes temast ei räägiks, aga huvitav inimene ta on igatahes. Ta on isiksus, ta on jäänud endale kindlaks ja meil on olnud au temaga lausa kõrvuti istuda Erki moeshow'l. Ja see on see sama koht, kus ma temaga pilti tegin. Ja, noh, ta on põnev, aga ma paneksin võib-olla ta sinna ka raha eest ei tahaks temaga nagu eriti sattuda. Mida? Kas sa ei taha, et ta tantsiks sulle siis, kui meil kõige kurvemad momendid on? Mõtle, Marko teeb etenduse, sinu pisarad kaovad, tulevad hoopis mingid muud pisarad. No paneme siis ta võib olla, aga me paneme ta peale Inest. Mina paneksin.
No jah. sa teed ikoonile niimoodi praegu. Appi! mu iidolile. Väga tore. Nii. Tead, mul on parem lahendus. Arvestades Marko sellist... Arvestades tegelikult Marko sellist nagu seda väljaütlemisi, julgust ja nii edasi, siis võib-olla on siin hoopis teine olukord. Võib-olla me läheksime talle saagiks. Sa ei pea mõtlema selle peale, et kes kelle maha noti. Aga mõtle, kui meil on olukord ja Marko on nagu okei. Kas mina või teie? Ja ongi kõik. Selles mõttes, et saagiks nii vaimselt kui füüsiliselt või siis ainult vaimselt. Võib-olla ta ei taha meiega sõber olla. Mitte nii, nagu mina tahan temaga sõber olla. Ja, niimoodi ei osanud mõeldagi. Nii, selge. Kuidas sa ei osanud niimoodi mõelda? Läheksime siis ilmselgelt saagiks. Jah, sest mees teab, mida ta räägib, mees ütleb, mida ta mõtleb ja ma ei imesta, kui sõpruse asemel tuleks meil siin paar kismat ja skandaali. Niisiis, läheksime siis Markole saagiks. Okay. Ja kas ta läheb Brigitte ette või taha? No Brigittega läheks vist rohkem saagiks või? Jaa, panen siis ka tahan. Niisiis, järgmiseks on jällegi viimasel ajal rohkem tuntust kogunud kui varem, sest Andrei on temast väga pikad videod teinud. Noorte seas on ta populaarsem kui varem. Silvia Ilves. Samuti tuntud kui julgete väljaütlemistega, andekas, selline põnev, tore naisterahvas. Minule ta meeldib. See ei olnud üldse sarkasmiga öeldud praegu. Ausalt. Ja tead, mida mina mõtlen või? No. Minul hakkaks temaga iga. Ta kogu aeg rapsib, sabistab, tal on nii palju asju korraga ees ja mina ei tea, ma arvan, et ei tuleks mitte balansi leidmist sellel raskel olukorral üksikul saarel, vaid pigem suurem kaos. Metsapõlengud ja... Arvata võib. Temal on niimoodi, et ta jääb kuskile hiljaks ja... et ta arvad, et üksikul saarel on mingid kindlad kellaajad, millest kinni pidada. No, jah. No, ühesõnaga, sa lihtsalt ei taha. Kas sa raha eest ei taha või kas sa läheksid talle äkki saagiks? Või hakkab igav? Ma arvan, et mul hakkab temaga iga. Aga kas sa ei arva, et me võime vabalt ka talle saagiks sel juhul minna? Niisiis, kuhu sina tahaksid teda panna? Siis ütlen mina, kuhu mina ja mina ütlen, et minul hakkaks temaga igav. No mina. Ma olen suht kindel, et me läheme saagiks talle. Kas ta läheb saagiks Marko selja taha või ta läheb igav hakkab Amanda selja taha? Või Amanda on igavam kui tema? No pane siis ikka saagiks. Marko taha, jah? Jah. No tal on kindlasti küüniseid. Ta kindlasti teab, kuidas seda teha. Niisiis, järgmiseks on jällegi väga tore mees, Seppo Seeman. Mina paneksin ta ainult ma läheksin temaga vabatahtlikult sinna üksikule saarele. Igav ei hakkaks, ilmselgelt on temas nii palju meesterahvast, et ma saagiks talle ei langeks. Ja ma arvan, et head nalja saaks. Ei olekski igav seal üksikul saarel. Nalja saaks. No okei. Ei, ma olen tegelikult nõus. Lihtsalt ma võib-olla ei rääkinud nagu nii passionately kui ema. Aga ma olen selles mõttes nõus. Seppo on väga lahe. Mina kui noor inimene, kes vaatab telekat, siis ma tean, millest ma räägin. Ja mina ütlen veel seda asja, et vaata, et me oleksime niigi masenduses. Me oleme üksikul saarel. Ja kui meie kõrval on mingi kuivik, no ei tee asja lõbusamaks, ei vii edasi, aga lõbus inimene, hea naljasoonega inimene, see on vähemalt midagigi. Okei, ma olen sinuga nõus, aga ikkagi Kristjani taha. Jah. See on nagu kindel. Nii, siis järgmiseks on Tõnis Niinemets. Mulle väga meeldib ta. Ta on üli tore, naljakas ja ta tundub selline nagu hea energiaga inimene. Igav ei hakka, saagiks ei lange, raha eest mitte on tema puhul vale väide. Kas siis võib olla või oleme vabatahtlikud? Aga mina arvan, et Tõnis kindlasti on üks nendest, kellega võiks jällegi
kui juba niigi oled sattunud raskesse olukorda. Viskab mõne nalja. Ja ma arvan, et ikka mina oleksin juba vabatahtlik. Mina paneksin ta võib-ollasse, aga peale Andreid. Enne Mihklit. Aga mina paneksin teda siis peale Mihklit. No pane siis. Oota, kas sa kuulsid, kuidas see kõlas? Paneksin teda enne Mihklit. Peale Mihklit. Ta panema kuskile tabelisse. Niisiis, sa arvad, et Tõnise peame panema peale Anut? Et sinna Mihkli selja taha või? Jah. No okei, ma ei hakka vastu vaidlema, tegelikult suht norm. Nii, järgmine on siis Aalika Miilova. Mina tean täpselt, kus ta on. Kus? Jällegi, minul hakkab temaga nii ka. Mina paneksin ta võib-olla enne Inest. Peale Anut. Amanda tundub nii kurb seal üksi, kuna... Mis sa arvad, äkki paneme Aalika lihtsalt Amandale seltsi? Paneme. Mina olen nõus. Siin ei ole enam vahet, kas ma siis panen ta sinna Inese selja taha või kuskile või ma panin ta igav hakkab Amanda juurde. Need tüdrukud ei ole igavad. Kohe ütleme, nad ei ole igavad. Nii. Nad on andekad, aga üksiku saare kontekstis. Nii, järgmiseks on siis diiva. Madonna. Madonna diiva. Anne Veski. Ja kas me peame siin kaua mõtlema? Ei. Jällegi 3 peal. 1, 2, 3. Vabatahtlikult. Kas ta läheb Kristjani ette või? Ei, peale Sepot. Peale Sepot. Peale Sepot. 3. koht siis. Okei, pean nõustuma. Ei pea isegi selgitama. Anne on Eestile teinud nime paljudes riikides. Ta on väga äge daam ja temaga oleks nii mõndagi rääkida. Ja ma arvan, et ta väärib seda kohta kindlasti. Kusjuures mina olen temaga kohtunud elu jooksul 3 korda. Ja ma olen isegi temaga vestelnud. Ja täpselt selline, nagu ta on, nagu me näeme teda laval, on ta inimesena ka. Julge, tugev, seda on tunda, tugev ja kindlasti väga huvitav. Jah, okei, väga armas. Ja juba me olemegi siis viimase inimese juures, kelleks on siis Ott Lepland. Raha eest vittunud, see tema sellesse ei kvalifitseeru, saagiks me ei hakka. Igav... Ma paneksin ta äkki Anu ja Inese vahele. Või on igav ta? Tead, ühes saates, kus nad õmblesid kõik ja modelleerisid seal midagi ja vaata sellest naised vormis ja ma tahan öelda, et ma näen teda hoopis teisiti kui kunagi enne. Siis kui ta ainult laulis ja ma ei teadnud temast rohkem mitte midagi, siis ma ütleksin, et jah, et igav hakkab, aga kindlasti mitte ei hakka. Ja ma paneksin ta peale Tõnist ja Anu Saagimi vahele. Tõnise ja Anu Saagimi vahele? Jah. Tead, ma ei hakka isegi vastu vaidlema, sellepärast, et ta tegelikult on väga tore. Minu meelest ka. Ja kindlasti me pääseksime ka eluga. Tal on kindlasti väga palju teadmisi ja oskusi ja nii edasi. Ellujäämiseks. Kaitsmiseks. Okei, aga selline imeline tier list meil siis välja tuligi. Kas sa tahad midagi ümber tõsta? Võib-olla ma siiski tõstaksin ühe inimese võib-ollast, et oleksin vabatahtlikult temaga seal saarel, üksikul saarel. Et ma arvan, et mina tõstaksin Tõnise, sellepärast, et jällegi mulle tohutult meeldivad hea naljasoonega inimesed. Ja ma tunnen ennast alati nendega väga, väga hästi. Aga siin on tegelikult, vaatame siin võib-olla see on ju Mihkel. Juba palju ägedaid inimesi ja see võib-olla ei tähenda midagi halba. Andrei, Ott, Anu, Ines. Kõik tegelikult igav ei hakkaks
kellegiga nendest. Ma tõstaksin selle igav hakkab üldse sealt kõik need ära ja paneksin siis siia, võib-olla paneksin Amanda Inese taha ja ka Alika. Aga seda me ei tee lihtsalt sellepärast, et me igal pool oleks. Jah, me ikkagi kategoriseerisime. Me võiksime kõik panna kas siis võib-ollasse või vabatahtlikusse, aga me ei tee seda, sest nagu milleks. Aga sellega meie tier list video ongi siis läbi ja ma loodan, et teile meeldis see, sellepärast et meile väga meeldis seda teha. Samuti võite kommentaaridesse kirjutada, mille kohta me võiksime järgmise tier listi teha, sellepärast et me võime teha neid nii palju, kui te tahate. Kindlasti kirjutage, mille kohta, mis kategooria. See võib olla ükskõik mis asi, see ei pea olema üldse seotud inimestega. See võib olla, ma ei tea, toiduga seotud, mitte toiduga seotud, et andke teada. Nii, ja tahad sa siia lõpetuseks veel midagi öelda? Ilmselgelt tahad, sest mina ei ütle seda seekord ütleb ema seda. Subscribe'ige seda kanalit, sellepärast, et siin on väga palju põnevaid videoid. Ja like'i. Ja like'ida võite ka. Peab. Ja palun like'ige seda videot, sest muidu ma ei tule sellele kanalile ja mitte kunagi. Okei. I guess like'ige videot. Nägite jah, motivatsiooni on nüüd küllaga. Ja kommentaaridesse kirjutage siis kindlasti, et mis tier listi me võiksime veel teha või mis videoid ma peaksin üldse veel tegema. Ja näeme juba järgmises videos.